Tere! Täna siis jätkame Rooma riigi sõjanduse loenguga ja seekord tuleb siis jutuks siis Rooma varane vabariik ja nende aastasadade jooksul toimunud muutused Rooma sõjaväes. Nüüd natukene meeldetuletuseks. Eelmine kord, kui oli juttu Roomast, siis käsitlesime Rooma kuningriiki ja selle perioodi jooksul toimunud sündmuseid. Vaatasime erinevaid arenguid Rooma sõjaväe arengus erinevate kuningate jooksul ja võib-olla väike pikemalt peatusime siis Rooma eelviimase kuninga Servius Tulliuse reformidele, mille käigus siis toimusid muutused Rooma ühiskondlikus organisatsioonis ja ka sõjaväe ülesehituses. Elanikkond siis jaotati erinevateks varanduslikeks gruppideks, mis omakorda siis jagati sadakondadeks ehk siis tsentuuriateks ning nende põhjal siis hakati grupeerima ka Rooma sõjaväge. Antud juhul oli veel tegu faalangsi, rahingurivis võitelnud armeega, mis siis oli loodud kreeklaste ja etruskide eeskujul. Ja siis vastavalt siis kodanike vanusele ja varanduslikule seisusele siis määrati ka, kus nad võitlesid, millises siis üksuses ja millise varustusega siis pidi ennast lahinguväljale kohale tooma. Et siis eelmine kord siis ka vaatasime, kuidas Rooma selline aristokraadi perekondade ümber kujunenud sõjasalgad organiseeriti ümber niisuguseks kodanikuarmeeks, mis siis kuulusid linnriigi valitseja kontrolli alla ja siis selle armeega peeti sõdasid erinevate ümberkaudsete rahvaste vastu. Siis kui eelmine kord lõpetasime kuningriigi lõpuga, siis seekord hakkame vabariigi algusest peale ja siis vaatame, kuidas nüüd selles uues olukorras, kui Rooma riik oli uue juhtimise all ja sellega kaasas käinud laienemise käigus, siis hakkasid muutuma ka Rooma ühiskond, Rooma sõjavägi, sõjad ümberkaudsete rahvaste vastu, uute vaenlaste vastu. Ja siis see kõik hakkas mõjutama siis ka Rooma ühiskonna ja Rooma sõjaväe edasist arengut, mille põhjal siis etteruttavalt võib öelda, kujunesid välja need leegionid, mis meile peaaegu tuttavad on. Küsimus küll. Kas käsitlesid ei lähe sõjaväe nende üksuste nii-öelda armesse? Kas nad ei võitle siis sõjaväes? Nad on abiväelased nii-öelda. Abiväelased veel lisaks? Okay. Nüüd siis, kui tulla allikate juurde, mis puudutavad siis Rooma vabariiki, siis kui kuningriigi vaadates oli meil olukord niisugune võrdlemisi kehv, siis mida lähemale me jõuame niisugusele hilise vabariigi perioodile, seda paremaks muutuvad ka meie allikad, aga seega siiski ainult mõne võrra. Siis seda varast perioodi katab kõige paremini Titus Liviuse raamat linna asutamisest alates, mis siis kirjutati seal esimese aastatuhande lõpus enne Kristust ja kõik need varasemad ajad pandi kirja tagantjärgi nagu mälestuste põhjal, varasemate üleskirjutuste põhjal ja väga palju sellest siis ka on niisugune üldsõnaline ja varasemaid traditsioone edasikandev, kuid ikkagi meil on ülevaade nendest varastest sündmustest. Et siis Livius kirjutas oma teose, mis koosnes 142 raamatust,
nendest on meieni säilinud ainult 1. kuni 10. ja 21. kuni 45. raamat. Ja siis kui panna konteksti, siis need esimesed 10 raamatut algavad Rooma rajamisest ja katavad pea 300 aastat ja need 24 raamatut seal siis, mis on hilisemast ajast, võtavad kokku 53 aastat. Et siis annab mingisuguse ettekujutuse, kui nagu niisugune üldsõnaliselt meieni see informatsioon on jõudnud, aga ikkagi meil midagi on. Nüüd teine allikas, mis sellest varast perioodi vaatab, on Theodorus Siculuse ajaloo raamatukogu nii-öelda, ka kirjutatud enam-vähem samal ajal kui Liviuse teos ja sellest jälle ei ole kõik säilinud, kuid õnneks Theodorus alustab Egiptuse riigi rajamisega ja jõuab välja siis enda kaasaega ja need raamatud siis seal 11 kuni 20 siis katavad ka Rooma kuningriigi ja varase vabariigi sündmuseid, mis jälle annavad meile mingisugust ettekujutust, mis sel perioodil võisid toimuda. Nüüd natuke hilisemast perioodist on Polübiuse ajalood, need kirjutati 2. sajandi lõpus enne Kristust ja Polübius siis kirjeldab sündmuseid esimesest Puunia sõjast ehk siis aastast 264 enne Kristust kuni siis aastani 146, aga tema annab meile väga hea ülevaate Rooma sõjaväest, nagu see oli tema kaasajal ja siis sellega võrreldes me saame hakata siis vaatama ka varasemaid kirjeldusi ja hakata nagu rekonstrueerima, mis siis võis olla toimunud vahepeal. Siis on veel säilinud osaliselt ka Dionysius Halikarnassose Rooma ajalugu fragmentidena ja siis 2. sajandist peale Kristust Appianose Rooma ajalugu, mis jälle üle fragmendid annavad meile mingisuguse ettekujutuse sellest varasest perioodist, millest täna juttu tuleb. Nüüd siia mingil määral saab lisada arheoloogilised leiud, kuigi roomlased ei matnud oma surnuid koos sõjariistadega, seega meil ei ole niisugust hauapanuseid, mis nagu näitaks, millised relvad mingisugusel hetkel kasutusel olid või kuidas need muutused toimusid, kuid meil on kindlad monumendid sellest varasest perioodist, mis annavad mingisuguse ettekujutuse, millised need sõdalased võisid välja näha. Nii. Kui siis nüüd tulla siis selle varase vabariigi juurde, siis roomlaste traditsioonide kohaselt aastal 509 enne Kristust kukutati viimane Rooma kuningas Tarquinius Superbus ja siis riigi juhtimine läks aristokraatide kätte. Iga aasta hakati valima magistraate, kellest juhtivad olid 2 konsulit, kes olid siis riigi juhid tolleks aastaks, nende sõjaväe eesotsas ja need olidki siis ka need, kes viisid läbi iga-aastaseid sõjakäike ümberkaudsete rahvaste vastu, ka siis vallutamiseks, rüüsteretkedeks või sealt enda territooriumi kaitseks. Nüüd võrreldes siis selle varasema kuningriigi perioodiga, siis see armee iseenesest tegi läbi mõningad muudatused, aga mitte nagu siis fundamentaalsed. Peamine muutus oligi, et siis see värvatud sõjavägi, mis enne kuulus ühe kuninga juhtimise alla, nüüd jagati pooleks. Mõlemad konsulid said siis osa jalaväest, osa ratsaväest enda juhtida. Siis üks konsulaararmee koos pandi kokku ikka selle sama Serviuse varandusklassist ja tsentuuriate põhimõtte põhjal, ehk siis meil oli falanksi armee, erinevat sorti siis väeüksustega või siis erinevat sorti, ma ei tea, varustatud sõduritega. Ja siis kokku üks konsul juhtis siis umbes 3000 jalaväelast ja 300 ratsaväelast.
nüüd esimesed umbes 200 aastat siis Rooma riigi arengust, vabariigi arengust enamasti siis kulusidki sõdade peale ümberkaudsete rahvastega, väga suurt ekspansiooni ei toimunud, enamasti olid konfliktid ümberkaudsete hõimudega või hõimuliitudega, et me võtame siit selle kaardi ette, siis enam-vähem kõik, kes siin selle väikese Rooma ümber on, kõigiga oldi sõjas ja peamised sõjad olid siis siin põhja poole jäänud etruskidega, kellega siis, kelle toel Tarquinius üritas võimu tagasi enda kätte haarata, kelle vastu roomlased siis pidid sõdima korduvalt ja kelle käe siis hakati tasapisi ka territooriumi ära vallutama. Nüüd selline uus süsteem muidugi ei tähendanud, et siis kõik oleks päevalt muutunud, sest kuigi Rooma oli siis uue juhtimise all ja kodanikud olid võib-olla siis nagu rohkem kaasatud riigi juhtimisse, saab siis valida iga aasta magistraate, siis niisuguse tavaroomlase jaoks olukord muutus vähe. Ta ikkagi pidi iga aasta kutse peale minema sõjaväkke, ta oli sõjaväes oma väejuhi kontrolli all, tal võeti igasugused õigused ära ja ta elas puhtalt siis Rooma riigijuhi, ma ei tea, teenistuses. Nüüd, kuna siis sõdurid pidid, kuna populatsioon oli väike, väga suur osa elanikkonnast pidi minema iga aasta sõjakäikudele, siis hakkas omaga kaasa tooma majanduslikke probleeme ja ühiskondlikke konflikte, ehk siis kodanikud hakkasid vaesuma, võlastuma, neid hakati võlgade katteks orjusesse müüma ja siis senat siis enamasti juhtiv aristokraatia ignoreeris neid probleeme. Kuni siis aastal 494 enne Kristust Rooma kodanikud, kes olid mobiliseeritud siis sõjakäiguks volskide vastu, ümberkaudselt hõimude vastu, need kodanikud sõjaväes otsustasid oma lahinguvannet siis mitte täita, marssisid Roomast minema, seadsid ennast lähedal asuvale Pühale mäele laagrisse ja keeldusid siis Rooma kaitseks sõdima. Nüüd esimese hooga nad saadi lubadustega sõtta, lubadusi murti, sõdurid marssisid uuesti Roomast minema ja siis asi lõpuks siis lahendati rahvatribuunide valimisega, mis siis pidi hakkama kaitsma kodanike magistraatide omavoli eest. Nüüd olukord on täiesti niisugune ühiskondlik ja Rooma poliitikat puudutav, aga see ikkagi lõi niisuguse nagu pretsedendi, et Rooma sõjaväes teeninud kodanikud kindlates olukorras hakkasid siis läbi sajandite edasiliikuvalt kasutama enda mõjuvõimu ära, selleks, et hakata kuidagi riigijuhte mõjutama ja selline Rooma sõjaväe kaasamine Rooma riigi asjadesse peaaegu nagu hakkas kodanikualgatuslikult peale kohe vabariigi algusest peaaegu. Nüüd teine suurem sündmus, mis kohe seal esimese sajandi jooksul toimus pärast Rooma vabariigi rajamist, oli siis Rooma lähedal asuva Vei linna piiramine, mis oli üks etruskide linnast, ta oli Roomaga konkureeriv keskus ja selle vallutamine siis osutus ootamatult pikaks, võttiski 10 aastat, mis tähendas, et sõdurid, kes seal linna all olid sunnitud oma peategevusest ehk siis põlluharimisest eemal olema. Nad olid siis seetõttu ka kehvemas majanduslikus olukorras ja selle
piiramistegevuse, selle pika sõjategevuse tagajärjel, siis senat võttis vastu otsuse, et sõduritele hakati maksma siis iga-aastast palka, mis oli küll niisugune sümboolne, kuid see ikkagi annab märki, et liiguti niisugusest puhtalt sõjaks mobiliseeritud kodanikest või talupoegadest edasi juba professionaalsema sõjaväe poole, keda sai hoida teenistuses kauem kui ühe sõjategevuse perioodi, ühed suvekuud, ja oli võimalik hakata sõdima pikemalt, kaugematele osavõtte vaenlaste vastu ja siis võimaldas ka hakata roomlastel oma territooriumi laiendama. Nüüd Veii linn valutati ära ja eesmärk oli hakata siis liikuma selle oma sõjaväega siis edasi etruskide territooriumi poole, hakata siis linnasid ühekaupa ära vallutama, kuid sellele plaanile siis pani pidurid peale Põhja-Itaaliasse siis liikunud keldid või kaljalased, kes hakkasid esimese hooga rüüstama etruskide linnasid, mis olid Põhja-Itaalias, hakkasid asustama seda Po jõe tasandikku ja hakkasid siis ka järjest rohkem ja rohkem tungima lõuna poole. Nende esimese hooga olid nende konfliktid etruskidega, kes sarnaselt roomlastele sõdisid Phalanxi lahingurivis, niisugused kreeklaste eeskujul, sõjad olid mõeldud tasandikul võitlemiseks sarnase armee vastu ja kaljalased, siis, kes Põhja-Itaaliasse tungisid, tulid sinna täiesti uut sorti sõjapidamisega, mis oli palju rohkem tuginev isiklikule aule, ühesõdalase niisugusele vaprusele, odade asemel ja niisuguse Phalanxi formatsiooni asemel sõditi kilpide ja mõõkadega, lähivõitlus, suruti ennast kiiresti vaenlase juurde ja hakati siis vaenlast tapma ning siis etruskide ja kindlasti hiljem roomlaste jaoks oli tegu kohutava rahvaga, et sellist suurt kasvu ja väga agressiivset sõjapidamist polnud varem nähtud. Nüüd aastal siis 390 liikusid need keldid lõuna poole läbi üle mägedesid, kohe siit üle mäekuru allpool olevate etruskide linnade juurde ja aastal 390 siis alustati Clusiumi linna piiramisega, mis tol hetkel oli liidus Rooma linnaga. Roomlased saatsid sinna oma saadikud, tekkinud jageluste käigus siis kallide üks väejuht tapeti ning kaljalased siis leidsid, et see on ettekääne sõjaks, marssisid edasi lõuna poole, roomlased küll mobiliseerisid oma Phalanxi armeed, oma kaks konsulaararmeed, pluss veel lisavägesid, et seal oli tugevasti üle 10 000 roomlase, kes sõtta saadeti, aga kuna tegu oli uute vaenlastega, kellega roomlased polnud varem kokkupuuteid olnud, siis nad ei suutnud ära tajuda seda ohtu, nende lahingutaktikat, seda, kui kiiresti kaljalased on suutelised liikuma ja sealt Clusiumi ja Rooma linna vahel, Roomast umbes 16 kilomeetrit põhja pool, toimus siis samal aastal 390 Allia lahing, kus roomlased Phalanx siis löödi lahinguväljal puruks. Et ajal, kui roomlased veel arvasid, et kaljalased on kusagil kaugel, ühel hetkel selgus, et vaenlasvägi on nende nina ette jõudnud põhimõtteliselt. Roomlastel polnud aega ei seada sisse kindlustatud laagrit, kuhu vajadusel taganeda,
ei olnud aega isegi oma jumalatelt abi paluda või soosingut otsida, kiirkorras mobiliseeriti ennast lahinguväljale tavalise faalangsi formatsiooni asemel, mis peaks olema 8 meest siis sügav, moodustati hästi pikk õhukene lahingurivi, lootes, et sellega takistatakse kaljalastel ennast siis sisse piirata, aga kaljalased oma suure agressiivse sõja pidamisega esimeses rünnakus murdsid mitmes kohas roomlaste lahingurivist läbi, vasaktiib põgenes kiirkorras lahinguväljalt minema, tsentris olevad väed tapeti maha ja paremal pool asuvad väed, kellel oli vähekene siis lisavägedest toetuskonda, need taandusid, aga lõppkokkuvõttes roomlaste armee, mille nad olid mobiliseerinud oma linna kaitseks, oli hävitatud ja samal aastal 390 siis toimus Rooma rüüstamine kaljalaste poolt, mis siis Kapitooliumi küngast ära ei võetud, see jäi roomlaste kätte ja lõpuks olid siis kaljalased sunnitud linnast taganema, kuna nende hulgas puhkes näljahäda ja olevat epideemia ka esile kerkinud, aga roomlased pidid maksma suurt siis andamit kaljalastele, mille peale siis Kalja väepealik Brennus olevat kaalu peale hiljem visanud ka oma mõõga ja öelnud siis hädavõidetuile, et makske mulle nii palju kulda veel juurde, kui mu mõõk kaalub. Ja siis selle kaotuse tagajärjel roomlaste esimese hooga peale hakanud suur ekspansioonilaine pandi pidama ja järgmiste aastakümnetega siis toimus roomlased olid siis fokusseeritud enda kontrolli hoidmisega Kesk-Itaalias. Siin on kaks Rooma sõjameest, nagu nad võisid tol hetkel välja näha, ja siis 2 kaljalast, et siis on, vahelt on näha, et turvis on kindlasti parem kaitsevarustus ja siin pildi pealt ei tule otseselt välja, kuigi siin ühel mehel on mõõk käes, siis lisaks piikidele olid neil ka mõõgad lähivõitluseks. Nii, siis selles kaotusele järgnevalt siis tuligi roomlastel hakata kõigepealt stabiliseerima enda olukorda Kesk-Itaalias, millele kulus järgmised, 40 aastat, kuid enda kontroll siis jäi püsima ümberkaudsete alade ümber ja siis hakati vaikselt ka vallutama etruskide linnasid ühekaupa ära. Siis kuna etruskid olid korraga siis sõjas ka põhjas asuvate kaljalastega, siis nad siis nagu 2 rindel korraga sõdida ei suudetud ja paljud siis linnriigid, etruskide linnriigid hakkasid ennast ise andma siis Rooma liitlasteks, lihtsalt selleks, et oleks efektiivsem ennast pajandada. Ja siis et siis 100 aastat pärast seda Rooma rüüstamist kulus roomlastel kõigepealt selle Kesk-Itaalia kontrolli hoidmiseks ja tasapisi hakati ka liikuma lõuna poole, mille peale siis enamasti kuluski järgmised pea 100 aastat. Nii. Et siis uueks peamiseks vaenlaseks roomlastel kujunesid siin Lõuna-Itaalias mägisel alal asuvad samniidid,
kes siis erinevalt teistest rahvastest, kes enamasti mõjutasid, teisest rahvastest, kellega roomlased olid sõjas olnud, siis samniidid olid nagu hõimude liit, olid paljude linnade nagu konföderatsioon, nad olid efektiivsemad sõjapidamises kui teised sõjalased, kellega roomlased olid varem kokku puutunud, kuid nad olid, nende territoorium oli kontsentreeritud mägismaale, ehk siis nende peamine elatusallikas oli karja kasvatamine ja ümberkaudsete alade rüüstamine. Nüüd selle rüüstamistegevuse tagajärjel nad hakkasid järjest rohkem ja rohkem tungima siia rannikuäärsele Kampaania tasandikule, kus siis peamine keskus oli Capua, mis nende rünnaku alla sattus. Ja kuna see oli territoorium, mis samal ajal hakkas rohkem huvi pakkuma ka roomlastele, kes tahtsid samuti seda viljakat tasandikku Kampaanias enda kontrolli alla saada, siis selliste ambitsioonide tagajärjel puhkes lõppkokkuvõttes esimene sõda samniitide ja roomlaste vahel, mis siis küll kestis ainult 2 aastat, kuid õpetasid roomlastele nii mõndagi. Et sõja põhjus olevatki olnud selles, et kaapualased olevat ennast andnud Rooma kaitse alla, siis kui samniidid juba linna piirasid ja kuna Kampaania piirkond oli roomlaste jaoks huvi pakkuv, siis neil tuli lihtsalt ennast kiirkorras mobiliseerida, samniitide vastu marssida. Ja kui varasemalt olid roomlased kiirkorras läinud sõtta kaljalaste vastu, ilma et nad oleksid teadnud, mis sorti rahvaga neil tuleb nüüd silmitsi olla, siis samniitidega kujunes see asi paljuski sarnaseks. Sest kui roomlased olid harjunud võitlema faalangsi lahingurivis, tasandikul, sellise, ma ei tea, vana süsteemist pärineva armee vastu, siis samniidid seevastu olid organiseerinud oma väed väiksemateks üksusteks, tegeleti niisuguse varitsusrünnakutega, rüüsteretkedega ja kui siis roomlased hakkasid üritama neid lahinguväljal võita, siis neil väga kiiresti sai selgeks, et kuigi tasandikul, kui suudetakse samniidid nagu kontsentreerida ühte kohta, siis sellises võitluses nad on võidukad, aga alati, kui sõjategevus läks mägisele tasandikule, mis oli samniitide kodumaa, siis nii roomlaste ratsavägi kui ka jalavägi sai seal jätkuvalt lüüa. Lõppkokkuvõttes siis sõda lõppes viigiseisuga, mõlemad rahvad jäid sõjaeelsetele territooriumitele, ainult et Capua linn siis nüüd jäi siis roomlaste kontrolli alla. Siis kohe pärast seda esimest samniidisõda tuli hakata roomlased sõdima oma varasemate liitlaste vastu, latiinide, kelle linnad olid Rooma ümbruses, Latiumi maakonnas, kellega oldi siis kaua aega koostööd teinud, kuid nüüd, kui roomlased tulid nende juurde ettepanekuga, et kõik latiini linnad viia Rooma kontrolli alla, mis siis aitaks suurendada Rooma riigi võimu ja kontsentreeritud sõjajõuga hakata siis ka võitlema ümberkaudsete hõimude, rahvaste vastu, siis latiinide vastuettepanek oli, et me liitume teiega ainult siis, kui iga aasta üks konsul valitakse meie hulgast. Roomlased polnud sellega nõus, latiinid polnud roomlaste ettepanekuga nõus ja asi
taandus siis sõjaks, kus siis roomlased lõppkokkuvõttes olid edukad, linnad allutati ja selle allutamise tagajärjel siis roomlaste kätte koondus tunduvalt suurem hulk inimressurssi, millega siis sai hakata nüüd mõtlema pikas perspektiivis, seda hakata kasutama ära tulevaste projektide jaoks, sõjaliste ettevõtmiste jaoks ning kuidas siis öelda, konflikt samniitidega oli teinud neile selgeks, et see sõda seal jätkub, eriti kuna see Capua ja samniid olid ka Latiini sõjas osalenud ning samniitidel oli väga selgelt soov kampaania tasandil ikkagi enda kätte saada. siin üks samniidi sõdalane, ja siis ongi, et nüüd selle järk-järgulise laienemise tagajärjel erinevate sõdade tulemusel siis Rooma riigi kätte koondus suurem hulk inimressurssi ja kokkupuuted kaljelastega ja lõunast samniitidega näitasid, et varasem see faalaksi süsteem enam ei toimi, süsteemi on vaja hakata kiirkorras muutma selleks, et oleks võimalik sõdida vaenlaste vastu, kes ei olnud sellisest nagu Kreeka kultuuri kontekstist esile tõusnud, kelle armeed polnud sellel baasil loodud. Ning siis järgnevalt toimus sõjaväereform, mis on siis tuntud kui manipulaarreform või mille tagajärjel siis tekkisid manipulaarleegionid. Nüüd reformi eeskujuks võeti samniidid, kellega oldi varasemalt sõjas olnud. Samniitide niisugune väga efektiivne sõjapidamismeetod, kus suure sõdurite ploki asemel koosnes armee väiksematest üksustest, keda sai kiiresti liigutada lahinguväljal, keda oli võimalik saab panna piirkondasid kaitsma, vastast ründama, vastast varitsema. Ning need väikesed üksused, kellest samniitide armee koosnes, need olid roomlaste sõnul siis manipulused või manipuli, ehk siis peotäied. Selle tagajärjel siis roomlased võtsid ette ka enda armee reformimise ja see reformimine leidis ka siin selle kahe samniidi sõja vahel, kus tuli sõdida kõigepealt latiinidega ja siis pärast latiinide sõdasid siis ka ümberkaudsete väikeste võimudega, et see manipulaarreform või see suur sõjaväereform, mis nüüd aset leidis, ei ole niisugune ilus ühekordne juhtum, nagu meil allikates esile tuleb, et oli vaja võidelda uute vaenlastega, võeti otsus vastu, et reformime oma sõjaväe ümber ja siis roomlastel järsku oli uus efektiivne süsteem, millega hakata ümberkaudseid rahvaid allutama. Et ikkagi tegu oli järk-järgulise protsessiga, mis võis võtta kuni siis võib-olla 12 aastat või isegi rohkem, kus nagu jupikaupa mõeldi välja, mida tuleb hakata muutma selleks, et oma siis see sõjapidamine ümber korraldada. Sest lõppkokkuvõttes tegu ei olnud väikese muutusega, vaid Rooma sõjavägi põhimõtteliselt ehitati ümber. Tulid uued üksused, uued väeliigid, uus relvastus, uus lahingutaktika, kogu süsteem muudeti ja siis varasema sellise puhtalt varandusklassi põhine süsteem muudeti nüüd siis kogemuspõhiseks, ütleme niimoodi. Et tekkisid siis
selles manipulaarleegion hakkas nüüd koosnema siis uutest üksustest, mis olid Hastati, Principes ja Triari. Ja need olid siis omad lahinguväljal grupeeritud nii asukoha kui ka relvastuse järgi. Et siis esimene, siis kolmes siis reas paiknevad sõdurid olid grupeeritud vastavalt oma vanustele. Et siis kõige esimeses reas olid Hastati ehk kõige nooremad mehed, kes olid kõige kergemini relvastatud, kui siis teised kaks gruppi sõdureid ning eesmärk oli just, et need kõik esimese rea kõige nooremad ja kiiremad mehed, neid saab lahinguväljal kiiresti mobiliseerida vaenlase vastu, tagasi tõmmata lahingu korras ja liigutada sinna, kuhu vaja on ning lahingu siis peamine raskus oli teise liini ehk Principes üksuste kanda, kes siis moodustasid uues sõjaväes raske jalaväe ning erinevalt siis Hastatidest, kes olid relvastatud tõenäoliselt mõõga ja kilbiga, siis Principes üksustel lisandus sellele ka viskeoda, mis sai hiljem Rooma leegionites tuntud kui piilum. Siis selle leegioni kolmas rivi koosnes triaaridest, kes oli siis niisuguse leegioni süsteemi jäänuk. Neid oli poole vähem kui esimese kahe rivi sõdureid ning nende ülesanne oli põhiliselt kaitsetegevus, et kui esimesed kaks rivi löödi lahinguväljalt taganema, siis taganeti triaaride selja taha, kes siis takistasid vaenlase edasi tungimist. Et siis see uus leegion, mis hakkas koosnema kolmest lahingurivist, mis olid siis esimene rivi oli 15 manipulit Hastatisid, teine oli 15 manipulit Principes üksuseid ja kolmas oli 15 manipulit Triarisid. Hastatisid ja Principeid oli siis mõlemaid või noh, jätan selle sinna paika praegu. Kuna see süsteem on keeruline ja see tegelikult kestis vähe aega, aga siis lisaks nendele kolmele peaüksusele mobiliseeriti nende juurde veel ka 3 lisaüksust, mis siis pidid siis aitama tagada nende sõdurite efektiivsuse lahinguväljal. Hastatide juurde määrati kerge jalaväelased Leves ja triaaride juurde määrati kerge jalaväelastena Akensi ja Rorari, kes siis pidid aitama kaitsta seda viimast lahingurivi, olema reservis ning nende siis pinnalt põhimõtteliselt kahekordistati seda peamise sõjaväe lahingujõudu. Kuigi tegu oli ikkagi kerge jalaväelastega, kellele väga palju panustada lahingu olukorras ei saanud, aga selle süsteemi tulemusena siis varasem leegion arvult suurenes, 3000 asemel oli nüüd lahinguväljal 4800 sõdurit, ratsaväelaste arv jäi antud olukorras samaks, aga uus süsteem siis oli palju mobiilsem ja palju efektiivsem erinevate vaenlaste vastu sõdimisel. Nüüd siis uue süsteemis siis manipulaarleegionide süsteemis üks konsulaararmee siis hakkas koosnema 2 leegionist, kokku 600-900 jalaväelast, 600 ratsaväelast. Nüüd vallutussõjad ümberkaudsete rahvaste vastu lubasid roomlastel hakata mobiliseerima sõjaväkke ka liitlaseid,
kellele anti kohustuseks saata sõjaväkke sama palju jalaväelaseid, kui roomlased ise välja panid, ja 2 korda rohkem ratsaväelaseid, mis tähendas, et roomlaste sõjajõud põhimõtteliselt kahekordistus. Kui lahinguväljal Rooma kodanikest moodustatud armee oli keskel, siis need tiibadele grupeeriti liitlaste väed, selles ka see nimetus, liitlastiivad või alaes ociorum. Kõik olid relvastatud samasuguse mudeli järgi, kilp, oda, mõõk, viskeoda vajadusel. Nad olid maniipulitest kokku pandud, liitlased ja Rooma kodanikud siis sõdisid ühtse mudeli järgi ning see uus süsteem siis võimaldas iga-aastaselt hakata panema välja tunduvalt rohkem vägesid, kui varasemalt seda oli tehtud. Nüüd selle tulemusel, et roomlaste sõjajõud põhimõtteliselt peaaegu 10-kordistus võrreldes vabariigi algse perioodiga. Uus süsteem oli efektiivne erinevate vaenlaste vastu, sai võidelda erinevatel maastikel, siis roomlased hakkasid kiirkorras siis ka laienema. Samniidid võideti 2 järgneva sõjategevuse tulemusel. Kolmandas Samniidi sõjas suutsid samniidid siis luua liidu ka etruskide ja kaljalaste vastu, kes kõik roomlaste poolt puruks löödi, võideti, mis tähendab, mis näitas, et uus süsteem oli niivõrd tugev, et isegi mitme rahva ühisjõud ei suutnud enam Rooma linnriigi sõjaväest võitu saada. Ja siis selleks aastaks 290 umbes olidki roomlased saatnud enda kontrolli alla kogu Kesk-Itaalia ja hea osa siis ka Lõuna-Itaaliast, kus siis varasemalt olid olnud samniitide hõimud, mis nüüd siis ühendati ka Rooma riigi koosseisu. Ja nüüd, kui need territooriumid olid siis enda kontrolli alla saadud, siis järgnevalt jäigi vallutada veel Lõuna-Itaalias asuvad Kreeka linnriigid, millega siis järgnevalt Rooma riik sõtta läks. Nüüd nende järgnevate alade vallutamine toimus siis Pyrrhose sõja kontekstis, kus kreeklased kutsusid endale appi Aadria mere taga asuva Epeirose kuninga Pyrrhose, kes oli Aleksander Suure sugulane, kes juhtis Makedoonia raske jalaväge või Makedoonia raske jalaväe stiilis kokku pandud siis faalanksit, kus siis roomlastel tuli taaskord olla silmitsi uue vaenlasega, täpselt nagu varem oli olnud see kaljalaste ja samniitidega. Ning kuigi siis täpsemalt, kuidas see sõda käis ja kuidas siis roomlaste esimene niisugune otsustav konflikt kreeklastega välja nägi, tuleb jutuks järgmine kord, kui me või tegelikult ülejärgmine kord, kui Rooma sõjaväest räägime, aga etteruttavalt võib öelda, et siis selle sõja kontekstis roomlased reformisid oma sõjaväge taaskord. Olukord natukene lihtsustus võrreldes varasema süsteemiga, et need erinevad toetavad väeüksused, mis 3 peaväe kõrval eksisteerisid, need kadusid, kuna selgus, et raske jalaväega võitlemiseks oli eksisteeriv Rooma sõjavägi ikkagi mitte piisav, sest tegu oli võib-olla kergkaalulise jalaväega, mis sai liikuda kiiresti
mägedes ja selliste samniidi üksuseid taga ajada. Aga kui nüüd tuli hakata endal võitlema tasandikul raske jalaväe faalangsi vastu, siis selgus, et on vaja endal rohkem raske jalaväge ja on vaja siis üksuseid, heiterelvadega üksuseid juurde luua. Et siis selle asemel, et iga selle peaüksuse juurde toetavad üksused, grupeeriti need toetavad jõud üheks 1200 mehe suuruseks üksuseks ehk velites, viskodadega varustatud kerge jalavägi, kelle eesmärk oli siis kõigepealt lahingu alguses nõrgestada vastasväge, ehk siis oleks võimalik järgnevatel jalaväelastel siis sõtta minna. Ja siis see uus süsteem juba kujunes selliseks tuttavaks malelaua kujuliseks armeeks, kus kõige ees on kergjalaväelased viskerelvadega, selle taga kõige nooremad siis jalaväelased ehk hastati, kelle taga on siis juba tugevamad ja kogenumad sõdurid prinkipes ja kolmas liin ja ikkagi triaarideks oma selle vana faalangsisüsteemi nagu jäänukina kaitseliiniks, aga uus mudel siis oli lihtsam, kui varasem, oli veel kergemini kasutatav lahinguväljal. See oli kasulik siis juba ka Vahemerd domineerinud Kreeka ja Makedoonia faalangsi vastu ning siis see uus kujunenud süsteem, see manipulaarleegionid sellisel kujul, nagu nad siin näha on, kujunesid siis selleks jõuks, millega roomlased läksid vastu kõigepealt Makedooniale, siis Seleukiidide riigile, sellega allutati endale Kartaago 3 sõja tulemusena ja sellega saadi kontroll siis kogu Itaalia või Apeniini poolsaare üle ning siis ütleme, et siis vahemikus, mis täna juttu tulnud ajavahemikul, siis roomlased liikusid sellest väikesest punasest alast siin keskel sinnamaale, kus nende kontrolli alla kuulus suurem osa Itaaliast ning Lõuna-Itaalia saadi siis kätte Pyrrhosega sõdides, millest tuleb juttu ülejärgmine kord. Aitäh! Küsimus et kas Velite ja Hastati ja need olid pigem vanuselik ja vanusepõhjaline jagumine või ka majanduslik? Velites olid siis nagu kõige kergema relvastusega ja siis ka pandud kokku kõige vaesematest nii-öelda. Sest algselt see Leves, kes olid selle Hastatide kõrvale antud selleks kerge jalaväeks, olid siis üksused, kellel oligi nagu riigi poolt panustatud relvastus, sellepärast et nad ei olnud nagu piisavalt suutelised sõdima iseseisvalt. Aga kui see siis ümber kombineeriti see süsteem, siis nendest Velitesest said siis kõige odavam lahingurivi ja siis ka noortest meestest koosnev, kes olid ka nagu Hastatid kiiresti liikuvad lahinguväljal. Aitäh!